Uudiste eetriaeg ja stuudios Rohke Debelak. Venemaa on nõus saatma Ukrainasse oma rahuvalvajad, teatab Kremli pressiteenistus. Teates lisatakse, et Venemaa jälgib murega USA ja Ukraina liidrite omavahelist kemplust ning Venemaa kardab, et sõnasõda võib kasvada üle kahe riigi vaheliseks relvastatud konfliktiks. Venemaal on aga Ukrainas toimuvate rahuvalvemissioonide osas pikaajalised kogemused ja riik soovib kaitsta ukrainlasi nii nende endi kui Ameerika Ühendriikide eest, lisatakse teates. Ja Eestisse. Kõrghariduse edasine senisest parem rahastamine on samuti leidmas lahendusi, teatab valitsus. Palju on kaalutud tasulise või osaliselt tasulise kõrghariduse rahastamise mudelit, kuid seni on sõelale siiski jäämas tasulise alghariduse kehtestamine. Analüüs näitab, et kui algharidus on tasuline, siis on vähem neid lapsi, kes jõuavad põhihariduse juurde ja sealt edasi on juba neid, keda huvitab kõrgharidus piisavalt elitaarne hulk, et kõrghariduse senisest rahastamisest piisab järgmiseks 100 aastaks. Majanduskasv lükkub edasi, annab valitsus teada ja teates toonitatakse, et see oli valitsuse kiire reageerimise tulemus, et majanduskasv viimasel momendil suudeti edasi lükata. Tundus juba, et kasv on vältimatu, kuid õigel ajal rakendatud maksud aitasid olukorda kontrolli all hoida. Ühiskond ei ole enam majanduskasvuga harjunud ja praegusel heitlikul ajal on kindlustunne see, mida inimesed kõige enam ootavad. Valitsus hoiab arengutel silma peal ja kohe, kui on kummitamas oht, et midagi võiks kasvama hakata, siis tegutsetakse kiiresti. Ja veel majandusest. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium annab teada, et Eestis ei ole internet liiga kallis. Kuigi seda on väidetud sageli ja lisaks tavatarbijatele ka telekomiettevõtete juhtide poolt, siis tegelikkuses on internet Eesti inimestele taskukohane. Seda näitavad lihtsalt makstud arved. Kui internet oleks liiga kallis, siis oleksid arved maksmata. Tegelikkuses aga maksavad inimesed kõik arved ära ja raha jääb muudegi asjade peale. Praegu on hindadel seega kasvuruumi küllaga ja interneti kiiruselgi allapoole liikumise ruumi samuti, märgib ministeerium teates. Ja teaduse vallast. Maailma juhtivad geeniteadlased, kes tegelevad piimakarja tõuaretusega, on pöördunud Eesti Vabariigi valitsuse poole ja geenivaramu poole koostöö sooviga. Teadlasi huvitab ligipääs eestlaste geeniandmetele, et teha kindlaks, millised geenikombinatsioonid on vajalikud, et elus olend laseks ennast niimoodi lüpsta, nagu eestlased seda enda puhul teha lasevad. Tegemist ei ole sooviga inimest ja looma ristata, vaid aru saada geenide töö põhimõttest, mis annab sellise kollektiivse efekti. Esialgu uuringud näitavad, et kui keskmine lehm laseks ennast lüpsta nagu keskmine eestlane, siis annaks tööpäevas peaaegu 8 tonni piima. Ja spordist. Meeste 200 meetrit käpili distantsi võitis eile 2-kordne maakonnameister Tiit Muul ajaga 29 sekundit. Kombineeritud teatevõistluse 100 meetrit külili, 200 meetrit sillas, 50 meetrit kirvest, pool tundi kõhuli, aga Kehnavere võistkond, kes andis sisse protesti, kuna arvas, et osaleti teevashüppevõistlusel, mitte ujumises, sest nende kapten Sergei oli nädala eest luud käes hüpanud kaalumaja katuselt kasvuhoonesse ja ellu jäänud. Protesti ei arvestatud, sest see ei olnud üldse see pood, mille taga seekord võistlused toimusid. Kuulsid